Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Kaljukitsed. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No kui ma nüüd nagu neile peale vaatan, siis ma võin öelda seda, et teil on nagu sellel nädalal vaja teha päris palju valikuid. Teil tuleb ka enda seisukohti kaitsta. Isegi siis, kui keegi teid nagu kas narrib või teie plaane või naeruvääristab, et seiske enda eest ja olge endale kindel. Aga vaatame siit algusest peale. No siin on kohe esimene kaart on sauade 7 ja sauade 7 räägib sellest, et tuleb enda seisukohti kaitsta. Ja sama juttu räägib siit 3. kaart ehk mõõkade kuninganna. Mõõkade kuninganna ütleb, et seiske selle eest, millesse te usute, isegi siis, kui teised teid hakkavad narrima. Kui keegi nagu teie juttu naeruvääristab või teie plaane, siis ärge teda kuulake, vaid seiske ikka enda eest. Siin vahepeal on sauade rüütel. Sauade rüütel tuleb sellise jutuga, et tehke ära kõik töö, mis te sellel nädalal tegema peate. Et ärge lükake midagi edasi. Ilmselt on see oluline, et see töö saaks ära tehtud, mis te olete selleks nädalaks või nädala alguseks plaaninud. Siis siin on armastajate kaart. Armastajate kaart räägib valikutest. See on nagu selline hingeline valik. Ma lähen koos temaga või ma ei lähen ilma temata. No vaadata kas inimeste vahel või siis on teil mingisugused sellised projektid, mille vahel te ei oska valida. Et ta on nagu rohkem selline südame asi, et nagu see valik on nagu kuidagi hinge või südame järgi. Siin all on nüüd maailmakaart. No maailmakaart räägib sellest, et mingisugune, kas mingi töö saab teil tehtud, mingi etapp saab läbi, mingi projekt on lõpetatud, et maailm nagu lõpetab asju, et kui maailm on nagu selle suure arkaani viimane kaart, et kui narr on esimene, mis alustab mingit uut projekti, siis maailm lõpetab selle. Et kui kõik töö on tehtud, mis te olete ära plaaninud teha, siis te võite lihtsalt rahus olla. Aga siin nädala lõpus on teil veel üks valikukaart ja see on müntide 2. No müntide 2 minu jaoks tähendab nagu sellist valimist, kas ma investeerin sinna, kas ma ostan selle asja, kas mul on seda vaja. Et midagi sellist nagu kuidagi tuleks nagu valida, kas osta või mitte osta, kas mul on seda vaja või mitte ei ole vaja. Et te olete ilmselt plaaninud kuhugi oma raha investeerida või kas osta midagi endale, lubada endale midagi. Aga te pole päris kindel, kas teil seda nagu vaja ka on. Aga üks, mis sellel nädalal on kindel, et investeerige enda energiat ja aega oma perekonda, sest viimane kaart selles lugemises on karikate 10 ja karikate 10, see kaart räägib armastusest, ta räägib sellest, et see kaart ise ütlebki nii, et armastus on kõik, mida teie elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Et kui te seda kaarti nagu lähemalt vaatate, siis siin ongi selline ema-isa, õnnelikud lapsed, vikerkaar, ja külluse karikad seal vikerkaare sees, et selline õnnelik perekond ja sellepärast ma ütlen, et investeerige enda energiat ja aega oma perekonda, nendesse inimestesse, kellest te hoolite, keda te armastate ja kellega koos te ennast hästi tunnete. Tehke koos midagi nädala lõpus. Olgu teil lihtsalt üks selline ilus päev, vaadake koos võib-olla filmi, käige jalutamas, ma ei tea, tellige koju mingi toitu. Ühesõnaga, olge koos ja tundke nagu üksteisega olemisest rõõmu. Ei olegi vahest rohkem vaja, kui lihtsalt olla koos, et koos niisama olla ja kas või telekat vaadata, popcorni süüa või juttu ajada, et seda on ka vahest vaja. Et investeerige oma aega, oma perekonda, oma armsatesse inimestesse. Te võite muidugi minna ka vanavanematele külla, kui teil on kuhu minna. Et ühesõnaga ma tahan seda öelda, et nädalavahetusel tuletage meelde oma lähedasi inimesi
Helistage, kes on kaugel, nendega, kes on lähedal, veetke aega koos ja püüdke oma valikud ära teha. No see nädal ütlebki seda, et kaitske oma seisukohti, ärge laske nagu ennast mõjutada, kui keegi üritab teile nagu öelda, et teie mõtted on rumalad ja et ühesõnaga tahab teist targem olla, siis ärge teda kuulake. See on teie elu ja teie tehke ikka oma elu otsused ise. Otsustega on samamoodi, et eks teil tuleb need ise teha. Et eks järgmised nädalad näitavad, kuhu suunas asjad hakkavad liikuma, aga mina soovin teile sellist tegusat nädalat ja puhake siis nädalavahetusel. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.